Seadist on kohe paika, siis nii, nüüd peaks töötama. Panen selle siia. Teie töö ei ole eriti naiselik. Kas see teeb teid kurvaks, ajab see nutma? Miks see peaks mind nutma ajama? No võiks ju eeldada, et te toodate laste mähkmeid või olete sisekujundusfirma juht, aga teie toodate... Ehitusvahte? Jah. See teeb kurvaks? Ei tee. Aga mis tunne on... Mitte? Kas on raske olla naisjuht? Raske on olla juht. Aga kas on keeruline olla samal ajal naine ja juht? Kas on keeruline olla šovinist ja ajakirjanik? Ja. Aga teie mees, millega tema tegeleb? Minu mees on kodune. Oi, vabandust, ma ei teadnud seda. Kas see on keeruline olla naisjuht ja samal ajal hooldada kedagi, kes on väga haige? Ta ei ole väga haige. Miks ta kodus on? Ta tahab olla rohkem koos lastega. Ütleme igaks juhuks selle veel. Miks teie mees kodus on? Siis ta tahab olla rohkem koos lastega. Nii. Kas see on keeruline olla ühtaegu väga emotsionaalne ja samal ajal juhtida suurt ettevõtet? Kes teie eest raskeid otsuseid teeb? Kas te nutate sageli õhtuti pärast tööd? Kas teile meeldivad mehed? Miks te siin olete? Andke andeks, mul oli valida, kas kirjutada ühest siilist, kes tungis Pärnus ühte eramusse ja ehmatas magavaid ühe muna kaksikuid või kirjutada teist naisjuhist. Ja miks te siis siilist ei kirjutanud? Oleksingi kirjutanud, aga öeldi, et naisjuht on võib-olla üllatavam. Andke andeks, teie mees, kes lastega kodus on, kas ta oleks valmis sellest rääkima? Tema saaks kindlasti esikaanele. Tänan.